Tere päevast, tere tulemast meie väikesele folklooripeole, mis kannab järjekorra numbrit 16 ja kannab alanimetust Ühe torupilli lugu. Jauramil on alates esimestest kordadest. Maret Käis on selle peo algataja ja tema initsiatiivil oleme siis püüdnud alati tutvustada mõnda pilli. Ja kuna torupill oli meil ammu, siis me arvasime, et torupill võiks jälle uuesti siin saalis kõlada. Ja kuna olukord on selline, siis me väga suurt pidu teha ei saanud, aga selle eest on meil väike ja armas pidu, kus esinevad siis meie maja kollektiivid, mängivad muusikud ja külas on meil siis torupillimängija Merike Paberits, kes esitab oma uue programmi, mis kannabki pealkirja Ühe torupilli lugu. Minu kõrval siin on Toivo, tema pani siin muusikat kokku ja toimetas ja jooksis terve selle aja nagu oravrattas, nii et me siis kahekesi püüame siin nüüd täna selle kenasti siia lavale kokku panna. Ja meie siis enne teile praegu torupilli kuulata ei lase ja mängida ei lase, aga esimesena tuleb meil Ervin lavale. Ervin ja Hillar võtab kaasa, ma just tahtsin öelda, et Ervinil on roopill kaasas ja Hillaril on jauram, mis on ka tänase päeva sümbol. Nii et palun, Ervin ja Hillar. Ja nüüd siis Kaera Jaan, kes tahab, võib veel tantsida, ma ei tea, kas või suunatakse, aga noh. Suured tänud poistele, aga nüüd kutsume siis lavale meie oma maja memmed ehk õpetane. Ja nemad tantsivad teile kahte tantsu. Esimene tants on 3 paari tants ja teine on vanaema reirender. Palun, õpetane.
hõbedase naistele, seda tantsu te näete suvel naiste tantsupeal Jõgeval, et siis tantsib seda terve väljak. Loodame, et paremad ajad tulevad ja kõik memmed saavad seal tantsu lüüa. Aga nüüd ma kutsun siia lavale naisrühma, Virulase naisrühmi ja sõbrad, sõbrannad, palun tulge lavale. Ja meil on siin esitusel üks väike setotantsude plokk. Kuna naised on osalenud Setomaa tantsupeol, siis natukene õppisime eelmiseks korraks ja üle-eelmiseks korraks ja üks kord jäi ära ja nüüd teine kord ei tea, kas tuleb, aga mõtlesime, et pakume teile siin laval siis ühte 4 tantsu. Nõianeitsi, Sanna-Mari Valss, Serjoža ja Sepp ja niimoodi, nagu nad siis tantsupeal peaksid olema. Palun. Laine taasa keisi kohava rannalla raadetta. Jaakuvalguse liigadeste paistab öösel hüülemaa. Sääduse roosi põesa viilus puhkab laisalt mustlane. Nõianeitsi noorja viilus tingiks sain tal sõrmuse. Võtta ütles suud mul andes armase kallise peidute. Seda armu panti kandes saab sa suure võiduse. Para rikkust ta ei anna, haue ja kuulsust nimega. Läbi laine sind ei kanna, sõjas sind ei kaitseta. Anna sulle võitu, kui sind piirama vaenlane. Ega teeda sulle sõitu külmaste põhjaste lõunaste. Aga kui kord kurvad tunne, et sa oled üksinda.
täname Merike. Aga nüüd siis natukene ajame ka kepstud jalga uuesti. Et lavale ma kutsuksin virulase segarühma Pirveti, kes tantsib teile 3 puari tantsu ja Kaarad Simmi. Palun, Pirvet! Suured tänud. Ja nüüd kutsume tagasi uuesti lavale Merikese, et jätkame jälle oma torupilli looga.
Eestil on 4 erinevat varianti või legendi, et kuidas me torupilli saime. Sellisel kujul, nagu te näete teda minu kaelas, on ta muidugi Eestis leiutatud ja kokku pandud. Vanasti siin all neid passitorusi oli vähem, üldjuhul 1, väga-väga harva 2. Tänapäeval on neid tulnud rohkem. Ja ma räägin teile need 4 varianti ära, sest ise otsustate, millist te usute. Ma olen enda oma välja valinud. Esimene, kõige lihtsam variant, kuna see pill sai alguse Aasiast, siis ju ta sealt poolt tuli läbi Venemaa. Täitsa usutav, eks ole. Teine variant tuli rootslastega. Aga Rootsi torupill, see on umbes nii tilluke, väike, vaikne ja mängib ainult nukraid lugusid. Ma ei tea, kas me ikkagi läksime selle õnge. 3. variant tuli sakslastega. Aga saksa torupillid, kui keegi on näinud, on ikka suured. Neil on mustad lehtritega burdoonid, hästi paljud. Neid mängitakse ainult õues, sest sees nad lõhuksid igasugused kõrvakiled ja klaasid. Jällegi, ma ei ole nii veendunud, et see sealt tuli. Ja see 4. variant, mis ma arvan, et on kõige tõenäolisem, on see, et see pill ikkagi ühel väga erilisel ööl 5 ristist vanapagana käest ära toodi. Ma ei ole kuskil kohanud seda nime, kes seda tegi ja võib juhtuda, et me siiamaani veel põgeneme selle pagana eest. Aga tõestusmaterjali selle kohta leiab nendest pillilugude varasalvedest päris palju. Nimelt on suur hulk lugusid, mis on kirjutatud vanapaganale. Ja ma mängin teile mõned vanapagana torupillilood.